Kristlikud koolid, lasteaiad ja ka lapsehoiud on meie kiriku jaoks ääretult olulised. Võib öelda lausa nii, et viimase 10 aastaga on nad toonud uut hingamist. Eestis on kokku 9 kristlikku kooli. Tallinnas, Tartus, Narvas ja Kohilas. 2016-17 õppeaastal õpib neis kokku veidi üle 1200 õpilase. Lisaks nende juurde kuuluvate lasteaedade lapsed. Eesti Kristlike Erakoolide Liit toetab liikmete oikumeenilist koostööd ning arendab kristlikel väärtustel põhineva hariduse andmist Eestis. Luterlikest koolidest kuuluvad sellesse liitu Kaarli kool, Tallinna Toomkool ja Tartu Luterlik Peetri kool. Tallinna Toomkool on kristlik erakool, mis asutati 13. sajandil ning taas avati 2011. aastal. Igal aastal avatakse uus lend ja 2017. aasta sügisel õpib Toomkoolis juba 190 õpilast ning õpetab üle 20 õpetaja. Miks on Eestis kristlikke koole vaja? Kõige parema vastuse võib-olla oskavad öelda lapsevanemad. Kui me vaatame, et täna on Eestis 9 kristlikku kooli, siis järelikult neid koole on vaja. Lastevanematel on õigus vastavalt oma maailmavaatele või ka usulisele maailmapildile haridust lastele anda ja tundub, et ju jääb siis meie üldhariduskoolides midagi puudu või väheseks. Ja kindlasti ka see, et tänased kristlikud koolid on tunduvalt väiksemad kui üldhariduskoolid teised, mis annavad võimaluse siis ka personaalsemalt või isiklikumalt lapsesse siis suhtuda või läheneda. Millised perekonnad tulevad kristlikku kooli? Umbes 1/3 on luteri koguduse taustaga ja teine 1/3 nimetavad, et nad kuuluvad mõnda teise konfessiooni. Ehk et me võime nimetada, et on selline oikumeeniline seltskond või õpilaskond või siis pered. Ja viimane 1/3, kes ei määratle küll ennast kuhugi kirikusse või konfessiooni, aga just nimelt see maailmapilt või väärtuskasvatus on nende jaoks oluline ja nad leiavad, et nendest kristlikest koolidest nad selle hariduse saavad kõige paremini. Tere poisid! Tere poissõpetaja! Palun võtame iste. No nii, meie tänane ajalootund siis räägib jälle Tallinna vanalinnast, et meil oli, nagu te teate, iseseisva tööpäev. Toomkooli õppekavas on esindatud kõik tavapärased ained nagu matemaatika, eesti keel, ajalugu, loodusained ja muu sarnane. Inglise keelt õpetatakse süvaõppega emakeele meetodil. Tüdrukud õpivad kord nädalas balletti. Olulist tähelepanu pööratakse isamaalisele kasvatusele, tähistatakse riigipühi ning folklooritunnis õpitakse rahvakalendripühi, eesti kultuuri ja traditsioone. Konfessionaalsest usuõpetusest võtavad osa kõik õpilased. Lisaks peab kaplan igale klassile kord nädalas hommikupalvuse. Väga oluliseks peetakse kirikukalendri jälgimist ning sageli peetakse pühade ajal Toomkirikus jumalateenistus, kus õpilased saavad kaasa teenida. Toomkooli traditsioonide kujundamisel on oluline osa kristlikul elukorraldusel. Läbi õpetajate eeskujude ja piibliõpetusest pärinevate mõtteterade moodustub kokku ühtne tervik kristlik kooliharidus. Meie ühiskonnas on kasvanud üles mitmed põlvkonnad, kus ei ole õpitud ei religiooniõpetust ega ka usuõpetust ja ka täna konfessionaalset usuõpetust saab anda ainult erakoolides ehk kirikukoolides, kus tuleb meie kiriku järelkasv, tulevased vaimulikud, kirikumuusikud, juhatuste esimehed, noortetöö tegijad. Ma olen päris pikalt õpetanud Usuteaduse instituudis ja näen, et see on alles pealisehitus. Vundament pannakse kogudustes, pannakse seal, kus lapsed ja noored kujundavad, nii et ma väga loodan, et kirikukoolidest tulevad tulevased üliõpilased, usuteadlased, miks mitte ka piiskopid meie kirikule. Mulle meeldib siin koolis sellepärast, siin on poisid ja tüdrukud eraldi. Mulle meeldib siin koolis sellepärast, et siin on väikesed klassid ja toredad õpetajad. Ma käin siin koolis näiteks sellepärast, et siin koolis on tore ja siin saab head haridust. Kui head haridust ei saaks koolis, siis miks ma siin käima peaks? Ma
ma õppisin matemaatikas, kuidas joonlauaga joonestatakse tubade plaane. Täna me eesti keele tunnis kordasime tasemetööks komaga ja komata sidesõna. Täna ma õppisin näiteks sellist asja, mida ma õppisin ka eile, kuna me kordame erinevaid asju sellepärast, et see jääks mulle meelde, et ma saaks seda elus kasutada. Toom koolis on tore!